No tere tulemast Martini sooloepisoodi. Kätte on jõudmas talv ja paar kuud tagasi ostsin endale ühe huvitava BMW Soome oksjonilt. BMW oli rikkega, oksjonil öeldi, et ainult süüde läheb sisse ja käima ei lähe. Tegemist on siis E90 BMW-ga 2007 aasta, ta on siis 330i manual. Vaadake siia kapooti alla. Siin on N54 2 turboga mootor ja muidu on see BMW täielik blank. Siin on nii vähe lisasid, kui saab tellida tehasest põhimõtteliselt. Peaks täpselt üle vaatama, aga mina arvan, et siin on ainult kliimaautomaatik ja kõik. Viskasin nüüd pilgu peale lähemalt, milline lisavarustus siis tegelikult BMW-l tehasest kaasas on. Väga huvitav. Warning triangle, first aid kit. No, see on iga täitsa tavaline asi. True out loading system, ehk siis tagaistme keskmine osa saab avada ja sealt midagi siis läbi laadida. Seat heating passenger ja driver, ehk siis istmesoojendused, center armrest, rear, ehk siis tagumine käetugi käib alla, interior trim finishes titanium matte, ehk siis titaaniumi värvi ilulistud salongis. Mis veel? Headlight cleaning system, ehk siis esitulede pesurid, fog lights, udutuled, automatic air conditioning, see ongi see, mida ma arvasin, et ainuke lisa on. Tegelikult on veel püsikiirushoidja ja siis päevatuled. Mis veel? Steering wheel leather, multifunctional steering wheel, ehk siis MF roll nuppudega, BMW light alloy wheel spider spoke 159, neid velgisin kahjuks enam all ei ole, kui ma pildi järgi võrdlen. Külma kliima versioon, language version German, saksa auto ikkagi vist. Dealer list Europe, onboard literature Swedish. Tegelikult vist ikkagi on see auto müüdud uuena Rootsi, ehk siis ta on kogu aeg olnud Põhjamaades ja selle järgi ütleks, et väga head talvepiiter. Isegi neid piiks ändureid ei ole taga. Aga 2 umbat. Ja BMW siis alguses oli nagu natuke müügiprojektina mõeldud, aga sai ta siis ruttu korda tehtud. Väga huvitav viga oli tal. Roolilukk oli katki ja sellepärast ei olnud võimalik autot käivitada. Siis see roolilukk sai sealt maha lammutatud ja rooliluku emulaator pandud. Emulaatoriga jälle kõik töötab, roolilukku füüsilist enam ei ole. Ja siis ta läks kohe käima. Selle aja jooksul olen ma siin veel paar asja ära teinud nüüd. Ma alguses ei mõelnud, et sellest mingit episoodi tuleb. Mõtlesin lihtsalt niisama kiire müügiprojekt ja kogemata ostetud. Aga nüüd ma olen siin hoolduse teinud, klapikambriga need jehendi ära vahetanud ja ega muud ei olegi tegelikult. Põhjalt tahab ka kartri jehendi vahetust. Aga sellega koos võiks juba saaled üle vaadata. Meil on tulnud siuke huvitav plaan. Või plaan on paigas juba, et lähme BMW-dega Põhja-Soome hullama. Vaatame, kas leiame sealt mõne ägeda raja ja mis me seal veel teeme. Aga tänane episood on siis ettevalmistus Soome minekuks. Teeme sellest õige Põhjamaa auto. Tegelikult see ongi õige Põhjamaa auto, juba ma näitan teile midagi pagassist. Opa! Küppevärmere. No võt. Ja tegelikult tal on see plokisoojendus ka, nii et lükkad pistikusse ja auto on kohe soe, hea käivitada. Ja mul on siin laua peal veel midagi väga huvitavat. Vaadake neid siniseid tükke. Jaa, Wiseweb läheb alla. Aga see pole nüüd see full Wisewebi siis Pro kit, vaid see on siuke entry level kit, kus on ainult alumised õõtsad, adapterid ja rooli otsad. Ja sellega saab siis 55 kraadi rooli nurka, mis võiks talvel päris mõnna alla. Kuna ma nüüd olen sõitnud, mu eelmine talvekas oli juba lock-kitiga, semiproot on lock-kitiga, siis ma mõtlesin, et ega siia autosse ka ei saa jätta seda tänava lokki, ma hakkan spinne tegema ju kohe. Mis veel huvitavat on? Väga kole sisu on sellel BMW-l. Täis blank. Kellegi suitsupakk on seal, minu ma jälle. Siin on ka mingi huvitav asi. Seda mul ei olnudki meeles, aga sinna sai ka üks asi pandud. Kes teab, mis see on,
see teab. Ja mis tal on X-Size Nord rehvid all, mis on kõige paremad rehvid, aga need on nii vanad, naastud on välja võetud ja mõrades lausa. Võt. Läbisõit oli mingi 200 000 midagi ja hinna poolest maksin ta eest umbes 6000. Nüüd on see natuke juurde läinud. Ei ole odav see Winterbeater, kui tahad ikkagi sellist Winterbeaterit. Ja selle projekti eesmärk siis võib-olla on see, et ma müün oma E46 maha ja see jääb muueks talvepiiliks, aga ma üritan seda hoida sellises tänavaseades, et sellega oleks ikkagi mugav sõita niisama ka. Ja selle mootoriga on veel teine lugu. Siin on 2 turbot. Siit saab omajagu horsepowerid välja lükata ja sellega tegeleme ka tegelikult huvi pärast enne siis Soome minekut. Tänaseks päevaks on Soomeni aega täpselt 2 nädalat. Mõned päevad vähemast isegi. Nii et hakkame toimetama. Panen Wisewabi alla. Through the night and morning, when the rain is pouring, you're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like look no further, look no further. Look no further, it goes like look no further, look no further. No nii. Wisewabi on siis sallitud, järgmine päev on kätte jõudnud. Mässasin seal mingi kaamera seadetega natuke ja nüüd on teise kaameradaga üldse, nii et pilt muutus. Rehvid said ka alla. Conti Ice Contact 3. Peaks olema hea pidamisega rehv. Ja Soome minna, siis tuleb ikkagi LED-paar külge panna, sest ma ei tea, Soomes on pime. Kõik Soome autod tulevad, mis ma sealt oksjonitelt ostan ka, tulevad alati LED-paar küljes, et ma ei tea, mis selle põhjus on, et kas seal ongi see, et metsloomi vist märgata või huvitav. Panen ise ka LED-paari külge. Päris kõva on see Wisewabi, see on ikka engineering. Ma vist ei tohi sellest väga palju näidata veel, kuna see pole ametlik ja ma väga palju kattisin välja sellest, mis filmisin. Aga nii on kahjuks. LED-paarile ostsin mingid ägedad kinnitused. Mul on idee. Ma ei taha seda selle suure rauaga katusele panna. See on sellised klämpid ja kummiga. Äkki paneks siia üldse. Ma ei tea, kas nii on hea. Tegelikult saab seda igale poole panna, saab siia ka panna, need klämpid. Ja ma ei tea, kui hästi need üldse töötavad, aga katsutame ära, vaatame, mis tunne on ja võib-olla peab ikka lõpuks katusele panema selle. Aga see on niisama, ma ei tea, nalja pärast, aga mul seda tegelikult vaja ei lähe ju. Või lähme kuhugi pimedatesse metsadesse Soome, Põhja-Soomes, müttame seal lume sees, jääme kinni, tõmbame me teineteist köitega. Ei tea, mis saab seal täpselt, nii et igaks juhuks paneme suure LED-paari külge. See oli ka mul E46 küljest kunagi tegelikult. Tahaks teha mingit ägedamat LED-paari. See on nagu nii pakse. Võiks olla selline ilus. Kurat, ma teen liiga ilusaks endale alati need autod ja siis mul on kahju neid lõhkuda. Ja selle autoga on ka ja kere on tegelikult üli hea. Ja kui siia tuleb nüüd mingi väike Michael Reiljani rattajälg Soomes, siis on natuke kurb. Aga mis teha? Selle teise roimaga ma Soome ei viitsiks minna selle E46-ga. Sellega on ikka rõve sõita. Ma proovin ikkagi jätta seda tänava kõlbulikuks nii palju, kui saab. Ja selle Wisewabiga natuke sõitsin, üli mõnus on. Nii et tunne on täpselt nagu tänavapill, aga semipro rooliga. Panen selle LED-paari külge, vaata, mis saab. Like
suht sketši värk on see. No ma praegu ei pannud teda väga tugevalt kinni veel, aga see LED-paar on natuke liiga kaalukas, raske. Et need väiksed kinnitused muidugi sobivad mingisuguse LED-paari jaoks kindlasti, aga ma kardan, et see on natukene liialt jäme. Ja tahaks mingit sükest ilusamat, ägedamat. Need kinnitused mulle kõige meelde, et küljemad siin. See tõstab selle nii kaugele. Siin saaks võib-olla midagi veel ära häkkida. No eks ma mõtlen siin natuke päris siuke kahtlane. See ei ole hea, kui see maanteel minema lendab soti pealt kuhugi igale poole. Pigem ta kukub vist ette alla, siis sõidad üle lihtsalt LED-paarist. No, aga soomlasel peab olema Soome LED-paar, nii et ma pean midagi siia külge häkkima. LED-paariga läks veidi kehvasti. Või noh, hästi. Ostsin hoopis uue. Ja mountisin ta tegelikult hoopis mingisuguse ülejääk kinnitusega, mis Karli tehtud kunagi oli driftitele. Siis pidin natuke ära lõikama, et see punnid ja asjad vastu läks, aga üli hea LED-paar. Rootsi toodang, Strands. Ja selle raha eest nagu üli kõva. Minu arust see maksis mingi 150 € umbes. Et pole üldse paha. Ma vahepeal tegin siin veel mingit pulli, leidsin mingid jupinad. Siin on siuke, ma ei tea, kas siit on näha, võtan valguse. Et muidugi talvel seda jälle vaja, aga siin on siuksed õhusuunajad sees nüüd. Et saab paremini õhku kätte. See on ikkagi turbovill, õhku palju vaja. Tegin mingi kiire häkkiühenduse siia ka. Et selleks ma panin ta uduka külge. Ja udukast siis saad lülitada LED-paari. Ma ei tahtnud millegi pärast päriselt nagu selle täistule lüliti peal panna. Nii et ma arvan, et see on hea. Mis ma veel tegin vahepeal? Nagu päris. Vaatame see tahapoole. Ma tegin tuuningut. Saate aru, mis vahe on? Tegin need toonisin, kiletasin tegelikult need tagumised, need tagurdamised tuled ära, siis on ilus. Nagu oleks see facelift. Mulle meeldib. Väga kaunis. Aga ega nüüd ei olegi väga palju enam aega, et Soome minek kohe. Üks asi veel, mille me ära teeme. Kohe näitame seda. On siuke jubin. MHD. Ehk siis laseme siia softi peale. No ma ei tea, ilmselt Villar Racetune'ist ja paljud teised tuunijad naeravad selle üle, et ma ostsin mingi siukse junni ja vajutan nupust endale jõudu juurde. Kohe lähme proovime, kuidas see töötab. Mul on jälle uus kaamera objektiiv, et katsetan nüüd seda. See video on väga randomly juppidest kokku pandud. Katsetan oma tehnikat ja arendan mingeid asju. Ehk siis andke andeks selle eest. Vahepeal sai siis ära paigaldatud see soojapuur. Nüüd saab sooja õhku juhtmega panna, siis kui väljas väga külmaks läheb. Nii, aga paneme. Kus ei? Kus ei? Nii, viskame selle junni külge nüüd. Vaatame, mis saab. Oba! Connectisin ära. Nüüd hakkame tuunima MHD-ga. MHD on siis siuke adapter ja äpi kombo, millega saad N54 ja igasugused uuemaid ka, P58 ja asju ise tuunida kodus. Tegelikult mitte päris. Tegelikult saab siin nagu one-click asju teha igasugused, et paned ühe nupuvajutusega endale mingeid ägedaid asju peale. Aga samas saab ka tuuneri softi panna, et lased tuuneril teha päris softi ja viskad peale. Vaatame, mis ma leian siit. Vaatame kõigepealt veakoode. Read DME codes. None. Hea pill. Ühtegi koodi ei ole. Kõik staatusvärgid normal. Tune.
Flash ja MHD map, nii versioon 10 mapid, siis hakkame valima siit, et mis värk mul on siin, paneme stage 1, 98 kütus, siin saab isegi etanoliga teha neid asju ja väga lihtsalt saab selle etanoli anduri siia panna ajuga külge ja see MHD saab sellest aru kohe. Paneme stage 1, äkki kangemat ei julge panna. Minu stage 2 peaks olema peaaegu 400 hobujõudu juba. Või stage 2 pluss. Ja noh, mulle piisab selle stage 1 ka esialgu. Äkki lasem muidu kotti ära kohe, ei jõua soomegi. Vaatame nii. Noh, options. Igasugused huvitavad asju on siin. Anti-lag on. Ma kõiki asju ei teagi. Map switchi saad teha, et mingite nupuvajutustega saad erinevaid mappe vajutada. Siis ta küsib, et mis sul summuti seadud on. Tähendab, kas need downpipid on originaalid või mitte. Mul on originaalid. Exhaust Purple, Pops and Bangs on põhiline. Panen Pops and Bangsi või? Soft. Panen medium. Ma ei julge jällegi väga teha neid asju. Cold Start Noise Reduction. Ehk siis kuidagi külmkäivitus häält tõmbab väiksemaks. Siis saad boost'i per gear näppida. Et esimene teine näiteks ei ole palju boost'i. Siis kui sul on automaatkast, saab mingeid asju teha siin. Siis ta küsib, et mis coilid sul on. Mul on OEM. Mingid andurid. Isegi oil pressure sensori saab panna, millest see MHD aru saab. Siis on coolant target. Stock on pigem, ma arvan, kõige optimaalsem. Sest kui sul mingi -30 külma on, siis ei ole mõtet seda jaotusvedelikku hoida mingi 70 kraadi või 80 kraadi peal. Jätab stokki. Turbo wastegate rattle fix. See on selle mootori üks tüüpviga, et need wastegate'id hakkavad niimoodi häält tegema. Ja tundub, et siin on mingisugune fix sellele. Et ma peaks, panen selle peale. See mõjutab mingit lag'i. Single bank fueling. Max solenoidi isegi saab panna. Okei, väga huvitav. No, paneme süüti sisse, hakkan kirjutama softi. Tuled maa keerama. Nii. Ära piiksu. Äkki jääks nagu vait on, jah. No, nüüd on tasa. Ei ole. Vaikus. Vaikus saabus. Ma ei tea, proovime ära, äkki laseme mul kohe prikiks ära selle aju. Vaata, mis juhtub. Map right. Connected. Communicating. All on mingi warning, et battery charger is recommended. Ma ei tea, kaua ta seda teeb ka nüüd. No, teeme ära, siis meil on ikkagi stage 1 tuning pill, Winterbeater. Eks ma kunagi kindlasti plaanin sellega minna Villeri juurde või kuhugi ka. Et saaks päriselt siis softi teha ja võib-olla isegi võrrelda, et mis need MHD softid teevad. Aga kuna täna on kiire, kohe on Soome minek, siis tuleb midagi timmida. Ma ei tea, miks seda vaja oli, aga tundus väga huvitav minu jaoks ja kuna sellel oli Black Friday sale, siis ma ostsin selle ära, lihtsalt vaatasin, et päris odav hind on ja et saab näputada ja tegelikult on üks suur asi sellega, et sellega saab logida. Saab igasuguseid booste asju. Isegi õlisurvet minu arust saab kuidagi logida. Või näha, et sa teed endale selle display screeni. Ja siis, flashib juba. 25 sekundit. Davai. No aga teen flashi ära, siis vaatame, kas Pops and Bangs hakkas aktiveeruma. Great success. Ära tegi selle. Ei peagi kartma, et midagi unnikusse lendab. Nii, aga nüüd ütleb, et turn off ignition ja oota 30 sekundit. Üks saaks ka vaatame. No. Kas ma isegi tegelikult kuulen, et see wastegate'i hääl on vaiksem. Mul tegid nad ka ikkagi päris head häält. Siuke imelik vedrusahin või mingi siuke vedruhääl. Nagu summuti oleks kuskil katki plekk pläriseks. Siuke hääl on. Nii. Pops and Bangsiga tuleb või? Ma panen kaamera välja. Natuke peab soojendama autot midagi.
A few moments later. Tegi küll ikka popted bängid ilusti. Aitab küll, jätame Soome jaoks selle. Ma ei julge. Hirm on näha nende turbokatega alguses, ma ei tea selles auto ajadust ka midagi. Tundub, et pill on valmis. Minema siis 1000+ kilomeetrit põhja poole ja vaatame, mis me sealt leiame. Proovime filmida midagi. -30 on küll see päris mõnus ilmselt. Nii et BMW. Ma ei tea, miks ma selle video tegin, aga mul oli tore, nii et kui teile see meeldis, siis visake sinna mingi like või subscribe ja näeme siis järgmine kord. Tšau!